Tšau, mina olen Hanna. Jälgin küll üldiselt targalt tarbimise põhimõtted, aga tahan ennast nüüd ka pakendite tarbimise vallas natukene harida. Sellest tulin Rimisse, et küsida nõu ja saada natukene näpunäited, et kuidas üldse pakendeid targalt tarbida. Tule kaasa! No nii, tere Katrin, mina annan nüüd ennast täielikult sinu kättesse. Palun anna mulle nõu, kuidas saaksin olla mina ja kõik teised targemad pakendite tarbijad. Tere Hanna, mul on väga hea meel, et sa soovid seda teha ja võib-olla minu esimesed soovitused on need, et proovi mõelda talupoja mõistusega, kus on võimalik pakendit vältida, sa võiksid seda teha. Välja jätta ühekordsed pakendid, mille eluiga on väga lühike. Kui võimalik, siis osta lahtiselt, aga pea meeles, et pakendil on oma eesmärk, ta aitab säilitada toidu kvaliteeti ja pikendab selle eluiga. Aga mida ma tahaks rõhutada on see, et kui sa tuled näiteks oma karbiga poodi, siis sa peaksid kindlasti enne järgi uurima, kas see sinu karp üldse sobib toidu pakendamiseks, kas sellel karbil on sellised omadused sellel materjalil, et ta näiteks ei mõjuta seda toitu halvasti. Ütleme nii, et mul on üks plastikkarp kodus. Kuidas ma saan teada, kas see sobib toidu pakendamiseks ja kaasa ostmiseks poest näiteks? Kui sa selle karpi soetad endale, siis sa peaksid vaatama, kas seal on selline spetsiaalne märgis peal, kahvel ja taldrik, mis näitab, et ta on spetsiaalselt toidu pakendamiseks mõeldud. Ja ma võin seda panna ka jääkappi põhimõtteliselt, ma saan aru. Näiteks lisaks puu- ja köögiviljale, mida sa saad lahtiselt osta, saad sa osta ka näiteks siit samast Rimist lahtiselt šampooni või pesuvahendeid. See on väga äge lett, ma pole mitte kunagi varem näinud üheski Rimis. See on ülimalt äge minu meelest, et on ka nii-öelda laiatarbekauplusesse tulnud selline võimalus. Ma saan aru, et sa saad siit osta omale esiteks mingisugused väiksed pakendid kaasa ja saad sellega tulla uuesti poodi ja uuesti täita seda, kui sul ei ole hetkel kaasas midagi. Just nii see mõeldud ongi. Kas on veel midagi, mida ma peaksin teadma? No kindlasti tasub mõelda sellele, kui see toode on pakendis ja sul ei ole alternatiivi teda pakendivabalt osta, siis milline see pakend on. Et me kõik teame ju, et puu- ja köögivilja osakonnast läheb enamik inimesi kilekotiga minema ja viskab selle kohe pärast minema. Siis seda me nimetame väga lühikese elueaga kilekotiks ja seda on suhteliselt lihtne vältida, kui sa oma koti kodust kaasa võtad. Aga kui mul jääb see kott koju, siis kas Rimis on mingisugune alternatiiv ka sellele? Ja meil on ka võrkkotid olemas. Ja kui mul need jäävad koju, mis tegelikult väga tihti juhtub, siis ma lihtsalt ei osta kilekotti, siis ma panen kas või kilo mandarina lihtsalt lahtisena leti peale, sest et ma põhimõtte pärast ei osta kilekotti. Katrin, aitäh sulle südames kõikide nende nippide ja nõuannete eest. Ma hakkan neid nüüd järgmine nädal oma elus ka praktiseerima. Jõudu sulle! Aitäh, läheb vaja. Vaatame, kuidas mul läheb minu edusammude ja tagasilöökidega. Saad olla kursis jälgides mind minu Instagramis ja ka Facebookis Tarbime targalt gruppi, nii et pane silm peale ja aitäh, et jälgid!